Volkswagen T-Cross on parim näide sellest, et kui sa soovid olla ülimalt edukas, siis selleks ei peas olema üldsegi mitte ülimalt graatsilise välimusega, ülimalt innovaatiline ega ka mitte ülimalt andekas, vaid piisab sellest, kui sa oled täiesti keskpärane ja isegi veel kesisem kui keskpärane. Ja selline on Volkswagen T-Cross ja niimoodi on ta jõudnud eestimaalaste südamestesse, olles kõige populaarsem Volkswagen Eestis müüdunumbritelt ja üleüldse Euroopas müüdi neid eelmine aasta üle 100 000 ja kogu see vapustav edulugu jätkub nüüd uuenenud mudelina. Tere tulemast taas kord kaaseleva Naisluksuri proovisõidule. Ega tema disainis just midagi vägagi nüüd innovaatiliselt uut ei ole, küll aga on olemas seal natukene uuemad tuhmimad esituled ja uus kaitserõud ja tagaosa on endale saanud täis LED tagatuled. Pagasrumi luuk ei avane muidugi elektriliselt sellest seetõttu, et selle jaoks ei jätkunud eelarves lihtsalt raha, aga sellegi poolest mahutab pagasruum endas 455 liitrit ja ka täismöödus tagavararatas on seal täiesti olemas. Ja tagaistujatel on jalaruumi ja pearuumi täiesti piisavalt ja ka keskmine reisija saab seal sõidetud, kuna Kardaani tunnel pole just liigama suur seal, kuid ka seal näeb kohti, kus eelarvesse lihtsalt vist vabu ridu ei jätkunud. Nimelt ei ole tagareas eriti kvaliteetseid materjale, seal on vaid kõva plastik ja ka käepidemete jaoks ei jätkunud eelarves vabu ridu enam. Interiööris on ka Volkswagen natukene uuendusi teinud ja juhtnupud on tagasi tulnud, kuna puutenupud inimestele ei meeldinud. Küll aga on kliimapaneeli kasutamine endiselt veidikene ebamugav, aga sa ei pea seda kasutama ja saad sellest üldse loobuda, kui sa võtad baasvarustuses mudeli, millel on vaid konditsioneer. Küll aga on baasvarustuses olemas juba multimeediasüsteem, mis siseta aeglane on ja digitaalne näidikupaneel ja juhtmevaba Android Auto Apple CarPlay ühendusvõimalused. Ja jalakäijate ja jalgratturite tuvastus on tal ka juba baasvarustuses täiesti olemas. Ja võis ju mõelda kogu aeg, et täiesti suurt edu võiksid automaailmas saavutada mingid V6 või V8 mootorid, kuid ei, me oleme kõik asjast täiesti valesti aru saanud. Edu on saavutanud hoopiski 1-liitrine DSI bensiinimootor, turbomootor, millel 95 hobujõudu või 1-liitrine mootor 115 hobujõudu ja neid mõlemaid saab manuaalkäigukastiga ja valida sa saad endale 5 või 6 käigu vahel. Ja 1,5-liitrine turbo bensiinimootor veel 150 hobujõuga on olemas, aga võib-olla seda on juba natukene liiga palju ja tasuks ikkagi see 1-liitrine võtta. Ja sellel juba 7-käiguline automaat käigukast. Hinnad algavad tal 22 000 eurost, kuid mina võtaks sellise raha eest juba Citroen C4X, millel on disaini palju rohkemat ja milles oli eelarves nii mõnedki read rohkem ka täidetud kui selle Volkswagen T-Crossi puhul. Selline on aga uuenenud Volkswagen T-Cross ja meie kohtume juba järgmisel nädalal uues Naisluksuri proovisõidu saates. Seniks kohtumiseni ja liigelge ikka turvaliselt.